Tead, Jared Kushner ja Bibi Netanyahu, need oli visioon. See oli, vaadake kogu seda maad Palestiinas. Meil on vaja mingit võlts-intsidenti nimega 7. oktoober, mille me ise korraldame. Ja siis väidame, et oleme ohvrid. Ja siis hävitame terve elanikkonna. Uskumatu, kaunis, 1400 hektarine privaatne saar Vahemere keskel. Me olime sõbrapaadil ja peatusime ujuma. Tegelikult nii me selle leidsimegi. Ja siis, nagu ma oma säutsus märkisin, läks ta ka Jaredi ja Ivanka kallale, kellega me just olime õhtustanud, kes on kõige toredamad inimesed, keda ette kujutada võib. Ma mõtlen tõesti. Lihtsalt kujutlusvõimet ületavalt korralikud inimesed. Kas Candace Owens on kade blondiide, valgete ja edukate naiste peale, sest see tundub järjest tõenäolisem. Tema esimene süüdlane oli muidugi Erika Kirk, Candace Owensi kaotatud armastuse Charlie Kirki tõeline armastatu. Ja nüüd on ta otsustanud, et on aeg sihikule võtta ei keegi muu kui Ivanka Trump. Ütle mulle, kas Candace'il pole mingit fetišit blondide naiste suhtes, kes on temast edukamad? Ma arvan, et tal võib olla. Kuidas ta sinu arvates selle saare avastas? Kuula. Ma töötan koos oma abikaasaga Vahemerel uskumatult suure projekti kallal. See on tõeliselt mastaapne. Ma arvan, et see on tagasihoidlikult öeldud. Kas sa saad seda selgitada? Siin saarel pole elektrit. Sa ehitad kõike nullist. Kas see on õige? See on uskumatu, kaunis, 1400 hektari suurune privaatne saar Vahemere keskel. Me olime sõbrapaadil ja peatusime ujuma. Tegelikult nii me selle leidsimegi. Tegelikult on päris lahe, et nad ehitavad projekti saarele. Ma tean, see on vastuoluline. Räägime sellest kohe. Aga Ivanka on ilus, ta on võluv. Ma arvan, et ta oskab oma sõnu korralikult hääldada erinevalt Candace'ist. Ja tundub, et Candace on leidnud endale uue süüdlase. Ujusime saartele, läksime paljajalu matkama kuni tippu välja ja see lihtsalt lummas meid. Ja see tunne on meid saatnud sellest ajast peale. Ja aastate jooksul tekkis meil võimalus aidata selle potentsiaali avada ja seda muuta. Aga väga suure ettevaatlikkuse ja hoolikusega, sest maa on nii ilus, et arhitektuur peab sellesse täielikult sulanduma peaaegu justkui sellest välja kasvama. Ma arvan, et tegelik põhjus, miks Candace on kade, on see, et Ivanka oskab sõna arhitektuur hääldada, erinevalt Candace'ist, kes ütleb arhitekt, check. Check, arhitektuur. Minu jaoks on see äri, hoolimata selle ulatusest. Meil pole ainult saar, vaid meil on ka 5 miili rannaäärset maad otse saare vastas. See kaunis poolsaar, ühel pool laguun, teisel pool ookean. Kaunid valged liivarannad. Minu jaoks tundub see pigem väljakutsena kui millegi muuna. See on kogu minu kinnisvara kogemuse ja kõikide reiside kulminatsioon. Palju mõtisklemist selle üle, kuidas ma ise tahan elada ja kuidas ma arvan, et inimesed üha enam tahavad elada. Ja püüan tõesti luua midagi, mis oleks selle käega katsutav väljendus. Okei, enne kui me selleni jõuame, enne kui me näeme, kuidas Candace tegelikult reageerib, tahan ma, et te jälgiksite teda, sest ta on lihtsalt näitlejanna. Kui te võtate Ivanka sõnad ja Ivanka näo välja ning me lihtsalt zoomime sisse ja vaatame, kuidas Candy viimase minuti infot vastu võttis ja kuidas ta reageerib, siis ausalt öeldes tundub see natuke naljakas. Kõigepealt tahtsin ma teid kõiki tänada, et te siin olete. Tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu või andke sellele videole hoogu ning pange märguanded sisse, et saaksite teada, millal me uusi videoid üles paneme. Ma olen tõesti tänulik, et te kõik siin olete. Ma ei tea, kas ma ütlen seda piisavalt, aga ma olen tõesti tänulik, et te olemas olete. Okei, kas olete valmis seda vaatama? See on päris meelelahutuslik. Okei, ta noogutab pead, umbes nii, et ma teen neid asju nagu... See näeb tõesti siiras välja, kas pole? Suurepärane. Candace näeb välja väga selline armas, südant liigutav. See võltskaastune, see võlts asi. Lihtsalt tundub, et ta näitleb, mis on muidugi see, mida ta alati teeb, sest ta on kõige manipuleerivam näitlejanna üldse. Vaatame siiski, mida tal on öelda kogu selle Ivanka asja kohta. Mõtisklus selle üle, kuidas ma tahan elada, kuidas ma arvan, et inimesed, kes on oma ala meistrid, inimesed, kellel on absoluutne ausus, ei tee kunagi kompromisse ja just seda tahamegi seal luua. Nii et me oleme väga elevil.
mina olen ka elevil, Ivanka, ma olen teie pärast tõesti põnevil. Kui me räägime nendest arhitektidest, kellel on visioon ja neist meistritest, siis ma olen kindel, et me peame silmas ka inimesi nagu tead Jared Kushner ja Bibi Netanyahu. Neil oli visioon. See oli nii. Vaadake kogu seda maad Palestiinas. Meil on vaja mingit võltsjuhtumit nimega 7. oktoober, mille üle meil on täielik kontroll. Ja siis väidame, et oleme ohvrid ning seejärel hävitame terve elanikkonna. Ja see on tõsi, et inimestele meeldib elada valgete liivarandade ääres, hüpata koos sõpradega jahtidelt vette ja ujuda. Ja mul on hea meel, et ta seda tunnistas. Ma olen kindel, et palestiinlased tahaksid ka nii elada, aga nad ei saa. Nii et selleks oli vaja tõelist meistrit ja arhitekti, et mõelda välja nende vee äralõikamine, näljutamine ja sisuliselt koonduslaagrisse ajamine ning lubada neil kõigil hukkuda, et Ivanka Trump saaks olla oma sõbra paadil. Ja kui ta ütleb oma sõbra paat, siis ta räägib Nathan Rothschildist. See on Rothschild, see ei ole lihtsalt keegi suvaline. See on nagu universumi loojate perekond. Kas sa märkad, kuidas ta ütleb selle nagu muuseas? Just kui ta oleks seda lihtsalt teadnud, nagu ta poleks selle kohta põhjalikult uurinud. Ma olin lihtsalt nagu, muidugi ma tean kõiki Ivanka sõpru, sest ma olen ise ka üks neist, sest ta on kade. See, et ta suudab rääkida Ivanka ehitusprojektist Albaanias, mille üle ta uhke on ja mida ta ehitab ning mis on vastuoluline. Ja jah, ma saan aru, inimestele ei meeldi selle detailid ja ma mõistan seda. Ma mõistan, et inimestele võib tunduda ebamugav, kui väga rikkad inimesed tulevad mingile maale ja ütlevad, teeme selle lihtsalt arenduseks ja saame veelgi rikkamaks. Eriti kui võib olla, ma tegelikult ei tea, aga see on see, mida ma olen internetis näinud, selle maa inimesed pole sellega nõustunud. Olgu, see on vestlus mõneks teiseks korraks. Aga kas sa näed, kui uskumatult kiiresti ta võtab ühe loo, millel pole sõna otseses mõttes mitte midagi pistmist Iisraeliga? Mitte midagi. Ja ta teeb sellest loo Benjamin Netanyahust. Võib-olla ta on ka valgetest meestest kade. Võib-olla on asi ka selles. Võib-olla on ta kade iga valge inimese peale, kellel on mingit võimu või raha. Võib-olla see ongi tema teema. Võib-olla ta on kade Netanyahu peale ja ta on kade Trumpi peale, ta on kade Ivanka peale ja ta on kade Erika peale. Aga ta suutis sõna otseses mõttes võtta ühe naise ehitusprojekti Albaanias ja muuta selle tõendiks sellest, mis toimub. Jumala nimel, see on lihtsalt nii naeruväärne ja nii ebareaalne. Aga kas me saame praegu midagi muud oodata? Ei, me ei saa. See on Candice. See on alati ebareaalne. See on alati hullumeelne. Vaatame, mida Dave Rubin ütleb. Sel hommikul mingil põhjusel, ma ei tea täpselt, mis see oli, ma lihtsalt mõtlesin, tead mis, see viimane asi, mis mul peas on olnud ja mida ma tean, et see on tõsi, et tema ja ta abikaasa tuli tol õhtul meile õhtusöögile. Me tegime seda kana parmesani, mida ta alati palus meil talle teha. Ja tund aega rääkis ta vihaselt ja kirglikult, kui kohutav on Charlie, et ta on reetur ja ta ei usu mitte midagi. Ja nagu ma ka säutsus välja tõin, siis ta ründas ka Jaredit ja Ivankat, kellega me just olime õhtustanud ja kes on kõige toredamad inimesed, keda ette võid kujutada. Ma mõtlen nagu, lihtsalt kujuteldamatult korralikud inimesed ja sellepärast jäi see mulle nii eredalt meelde, ma mõtlesin, vau, päris üllatav, et ta Charlie niimoodi ründab. Ja nüüd ründad sa ka kahte inimest, kellega ma just õhtustasin ja kes ei saaks olla veelgi meeldivamad. Lihtsalt igatahes üks asi, mis juhtub, kui sa selles mängus oled, on see, et sa tunned neid inimesi isiklikult ja siis näed, kui erinevalt nad avalikkuse ees käituvad. Ja siis tead, kas sa tahad kogu aeg kõigiga ja kõige muuga tülitseda. Ma püüan seda vältida. Ma tõesti püüan sellest üle olla ja olen kindel, et vahel ebaõnnestun selles. Nii, et ma ütleksin selle osa kohta nii, ma lihtsalt ütlen selle välja. See on nii, nagu see on. Ma kinnitan sulle, see on tõsi. Ja inimesed võivad vaadata minu varasemaid väljaütlemisi, kuidas ma räägin inimestele seda, mida ma usun olevat tõsi. Ja nii ongi. Ma võin öelda, et ma tunnen Dave Rubinit isiklikult väga hästi. Ta on hea sõber ja ta on minu mentor. Ja ei ole ühtegi meest, kes peegeldaks rohkem seda, kes ta tegelikult kulisside taga on, kui Dave. See ongi täpselt nii, et mida näed, seda saad. Sõbralik, lahke, naljakas, intelligentne, temaga on lihtne rääkida, seltsiv, tõeliselt eriline mees. Ja ma võin sulle kindlalt öelda, et arvestades seda sisu, mida oleme näinud Candace'i kohta, kes on olnud täiesti vastik ja manipuleeriv inimene internetis, siis pole lihtsalt mingit võimalust, et see naine poleks ka kulisside taga täpselt samasugune. See pole lihtsalt võimalik. Ma arvan, et kuigi jah, me usume, et ta on näitleja ja manipuleerib internetis, siis see ongi see, kes ta tegelikult on. See on tema olemus. Sealt tulebki tema karisma, sest see on peaaegu võimendatud ja lihtsalt labane ning inimesed ei suuda uskuda, et keegi võiks päriselt maal niimoodi käituda. Isegi kui talle on kõik faktid ette näidatud, teda lihtsalt ei huvita.
ta läheb otse kõige valusama koha kallale. Ta püüab inimeste elusid hävitada igal võimalikul moel, kui ta seda vajalikuks peab või kui see paneb teda end oma kadeduse tõttu natukenegi paremini tundma. Igatahes me lubasime rääkida korraks Ivanka Trumpi teemast. Niisiis, Jared Kushner ja Ivanka Trump ehitavad Albaania lõunarannikule luksuskuurorti kaitstud laguuni kõrvale. Protestijad ilmusid kohale. Eraturvamehed vedasid ühe minema. Politsei vaatas pealt ega teinud midagi. Lilla kutsus seda kõike rahvuslikuks reetmiseks. Avalik Albaania maa anti välismaistele arendajatele koos lubadega. Keegi pole saanud seda uurida. Kushneri perekonnal on anne leida kinnisvarapoliitika ja vastuolude ristumiskohas. Albaania on hiljaks jäänud, et sellele tähelepanu pöörata. Las ma ütlen lihtsalt, et see mees kipub kõike toimuvat dramaatiliselt liialdama. Ja ma ei nõustu, et see ongi see, mis toimub. Võib-olla inimesed tõesti protestivad selle vastu. Nii palju, kui mina tean ja aru saan, siis kui tuua sinna midagi tõeliselt kõrgetasemelist ja luksuslikku, tõstab see kogu piirkonna väärtust ja lõpuks jäävad inimesed sellega rahule. Eriti nagu Ivanka ütles, nad tõesti püüavad olla ettevaatlikud. Nad tõesti püüavad olla ettevaatlikud maa eest hoolitsemisel ja selle säilitamisel, sest see on midagi, millesse nad usuvad. Ja ma arvan, et sellest võiks potentsiaalselt saada lahe projekt. Aga mul ei ole probleemi sellega, et inimestele käib närvidele ja valmistab pettumust, kui rikkad inimesed saavad veelgi rikkamaks. Ma saan sellest aru. See on tõesti tüütu vaadata, aga samas on see ka nende õigus. Kui sa oled väga palju vaeva näinud, palju raha teeninud ja väga edukaks saanud ning teinud õigeid otsuseid, siis sa lähedki välja ja teed asju, mida teised, kes pole nii rikkad ega nii edukad teha ei saa. See ongi osa sellest, miks inimesed tahavad olla rikkad ja edukad. Muide, kui nad ütlevad, et seal oli nii palju protestijaid, siis vaata seda. Nad ütlesid, et oli nii palju protestijaid. Nad ütlesid, et üks viidi minema, aga see siin ongi see protest. Loodame nüüd, et need inimesed ei ole sellepärast tegelikult marus. Kui nad on, siis loodan, et Jared ja Ivanka kuulavad neid ära ja saavad aru, mis neid frustreerib. Loodame, et see toob neile tegelikult töökohti ja majanduslikku heaolu ning on neile midagi head ja toob neile positiivses mõttes tuntust, mida neil varem polnud. Ja kui mitte, siis peavad Ivanka ja Jared sellega tegelema. See ei ole tegelikult minu probleem. Minu probleem on see, et Candice on kade väikeste valgete tüdrukute peale, kes on temast ilusamad, karismaatilisemad, edukamad ja paremini võimelised endale häid abikaasasid valima. Ja see on tema jaoks raske, sellepärast ta nende kallale lähebki. Nii et tegelikult pole asi tema argumentide sisus, kunagi ei ole. Asi on lihtsalt selles, et sellel tüdrukul on natuke emotsionaalse reaalsusega probleeme. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.